Aha. Selfie time. Tere sõbrad! Tere sõbrad! Tere Amalia! Tere Vahur! Telefon on hääletu peal. Telefon on hääletu peal. Parem oleks. Aga tups on all. Tups võtan varsti ära. Kuidas läheb? Tahtsin just sama küsida, aga tänan küsimast. Minu läheb väga hästi. Sama siin. Patt oleks nuriseda, et toimetamisi on. Nädal on selja taga. Nädalas oli, kuidas nüüd öelda, ups and downs, aga... Ups and downs, ma teen ühe väikse vabandust. Meil on siin väike error. Aha, väike valgustus oli puudu. Nüüd oleme... Mis sa selle kaamera tumeduse panid? 1,7. Tupli! Ühesõnaga, nädal oli selline pisut nagu hektiline, aga võidaks, et lõpp hea, kõik hea. Selline... Kui sa ütled hektiline, siis see on nagu hästi öeldud. Minu jaoks oli üsna crazy nädal. Tulime sealt Pärnust tagasi ja siis hakkas järjest juhtuma. Siin said idanaabri passid valmis, siis sain mina mingid kinnitused, siis ma sõitsin edasi tagasi. Pärnu vahet. Ja. Lõpuks siis kulmineerus. Siis üritad veel mingid trennid ka veel enam-vähem saada tehtud. Nüüd on sul ju ikkagi locked in ju. Jõuame sinna. Et lõpuks siis nädal kulmineerus sellega, et mul on uus auto. Jaa, tere tulemast siis Kupra familisse. Kupra. Et siin sai, see on juba pikalt siuke keenud supp. Lõpuks sai see tehtud. Peagi siis loodetavasti on turule tulemas legendaarne Golf GTI. Tallinna kõige kardetum Golf. Eks me seda müügikuulutust siis hakkame jagama siin, kui see müüki saabub, et äge auto on tegelikult see Golf. Ei, Golf, see on, ma olen nüüd mingi 7 aastat sõitsin. Ja, ta on ennast väga hästi teeninud. Oi, enam kui veel. Soovitan nagu tegelikult seda Volkswagenit kui automarki ja kui sa nagu tahad siukest sõiduelamust, siis Golf GTI, Golf R on selle jaoks. Aga ma olen juba vanema seas meesterahvas. Sul on juba soliidsemat autot vaja. Mul oli vaja midagi, mis oleks pehmem, aga ka samas, kui ma ei taha mööda sõitudel jätta jääda, siis oli ka vaja, mind ökonoomsus ei... Palju sellel Kuprel kilovatt on? 280. Päris palju. Normaalselt. Tumiselt ikka. Et saab rekkast kiiresti ja ohutult mööda ja sõidumugavus on ka päris hea ja ruumi on kõvasti, nii et mul on Et mul on mugava. Et see oli siuke ja läheks siis siit sujuvalt edasi, et eile siis oli see kättesaamise päev ja kõik läks enam-vähem ladusalt. Jõudsime Tallinnas, mõtlesime, et teeme liigud on ju. Et kus siis ikka liike teha, kui mitte Armuudus. Kõhud tühjad, hea toit. Läksime siis 3 Armuudusse. Ja see oli minu jaoks lihtsalt esmakordne siuke asi. Minu jaoks oli see nagu naljakas, aga veits šokeeriv. Minu jaoks oli alguses kohe naljakas. Me jõudsime maha lauda istuda, tuli teenindaja tooma menüüsid ja siis teenindaja ütleb Amoniale, kui sa eelmine kord siin käisid, sul jäi arve maksmata, et kas me saaksime selle arve ära arveldada? Jah, ütleme nii, et veits oli nagu piinlik, et selline asi üldse juhtuda sai ja tegelikult mina ei olnud nagu teadlik sellest, et mina 50% siis osaluses sellest lasin nagu külma arve on ja
et jah, kuidas see asi sai juhtuda, põhimõtteliselt oli siis nii, et käisime söömas siis ühe härrasmehega ja siis noh, mina läksin vetsu ja pidime nagu hakkama ära minema ja tulin tagasi ja läksime välja ja kõik oli nagu umbes noh tehtud, onju. Ja ma ei teadnudki, et arve maksmata jäi. ja see teenindaja ütles ka, et nagu täitsa lõppenud, nagu me veel ütlesime head aega ja kõike ja bla ja kõik oli fine ja siis aga... ei no ma maksin selle arve siis kinni ja mulle maksti see arve ka juba kinni, onju, aga lihtsalt, et jah, see moment, kui sa lähed sööma rahulikult ja teenindaja tuleb, ütleb, et sa põhimõtteliselt tegid külma arve eelmine kord, siis oli küll, et noh, ma ei ole nagu see vend, onju, või noh, kui ma oleks tahtnud päriselt selle külma arve teha, siis ma poleks sinna tagasi läinud enam. Et noh, ise kunagi baaridaamine töötades siis ikka juhtus neid asju, et sa tegid nagu lauateenindust või noh, kuidagi inimene oli meeldiv, oli mingi, jäta mul see arve nagu lahti ja terve õhtu umbes tiksuvad ja siis lõpuks lasevad üle. Et aga noh, vaata, see on see, et sa ei tuvasta nagu seda nägu enam ära, et kui ta ei ole mingi püsiklient ka, onju, et noh, läks nii ja kuidagi sai see nagu siis, ma ei tea, kuhugi kirjutatud või ise kinni makstud, ma ei mäleta enam. Aga jah, et noh, teenindaja ütles mulle ka, et ei no me ju teame, et te olete nagu püsikliendid, onju, et ei andnud mingi, ma ei tea, kuhu taga otsitavate nimekirja, et nagu nii küll ta varsti tuleb, onju. Jah. Ei, selles suhtes nagu äge juhus külmarvete ja vargustega seoses. Mul on üks naljakas lugu siin 2 nädala tagune või. Kui ma tegin siit sellest podcastist ühe puhkuse, onju. Brianiga tegite väga ägeda asja, onju. Mul oli nagu siuke närviline aeg natukene. Ja ma käin ju laagri Statoilis vahest 2 korda päevas kohvi joomas võtmas, onju. Ja olen mina siis seal rahulikult oma mõtetes, segan oma kohvi seal, suhkruvabad siirupid. Vaatan, vennike tuleb sisse, võtab jumala nagu ausalt veinipudeli, kaob lettide vahele, onju, näpib seal mingeid asju ja paneb pika sammuga välja. Ma passin nagu, fuck. Ja siis tuli see õigluse see tunne. Õigluse tunne. Panin kohvitapsi kinni, läksin välja, vaatasin, vend läheb kiire sammuga. Minu samm on ju loomulikult kiirem. Panin vutt järgi, võtsin nätist kinni. Ta oli siuke keskealine slaavi päritolu eesti keelt rääkiv meesterahvas. Võtsin nätist kinni ja ütlesin, et mis sul põues on? Ja algus oli nagu, ei midagi. Ja siis nagu patsutasin ja siis kohe no aru saan, veinipudel on. Siis ta võttis selle välja ja vii tagasi. Ma ütlesin, ma ei vii seda tagasi, me lähme tagasi. Sa annad selle teenindajate kätte, palud vabandust ja see on kõik, onju. Ja siis ta hakkas kobisema midagi. Mul peas oli niimoodi, palun hakka vastu, sest mul oli vaata siuke keeruline aeg, onju. Ma olin nagu närvis, ma oleks ta. Siis umbes, et ära sikuta, onju. Ma ütlesin, et ole väga hea, et ma sikutan, et ma annan sul lõuga sinna, onju. Ja viisingi ta natist kinni nagu kassi poja, vaata, leti ette, pai selle veinipudeli ja ladust nagu nii ilusti. Palun vabandust, ma tahtsin varastada, ma rohkem ei tee. Teenid, kao minema siit ja rohkem tagasi tule. Ja kadunud oligi. Lootsin, et ma kohvi eest maksma ei pea. Aga ikka pidin ja kurat. Vähemalt tänati ja sellest mulle piisas. No nüüd sa oled ikkagi heade laste nimekirjast seal Statoilis, et see on minu Statoil, tibla ei tule varastama. Minu okei, Circle K, minu jaoks on ta kogu aeg laagristant. Et see oli päris põnev, jah. Aga tubli oled, et no ma tean, et sinul on see nagu julgus teha sellist asja ja tubli, et sa läksid ja olid nagu see vend, kes... Ja ma olen siin mõndad, jõus klientide ühendused kõik on öelnud, issand jumal, ma olen näinud ka nii palju pealt, aga mitte keegi tavaliselt mitte midagi ei tee. Selles suhtes, et see varas ei varasta ju nii-öelda Circle K-lt, see minu arvates läheb alati teenindajate. Täitsa võimalik, ma ei tea, kuidas seal käib see asi. Et võib-olla tõesti jah, läheb nagu... Et mine vaata kõigepealt selle inimesele silma ja siis nagu mõtle, et kui palju ta seal tunde teeb, kui palju ta palka saab.
ja siis hakka nagu, kas sa tahad selle inimese tagant varastada. Mine tee fucking tööd, noh. Väga tühi õige. tänavaid, ma ei tea. Et varastamine ei ole ilus ja noh, kes iganes nagu noh, ma ütleks, et kui ma näen mingi meesterahvas varastab, et mina ei julgeks minna ja nagu konfrontida, No jaa, aga kui sa et võib-olla ma läheks ütleks teenindajale, et kuule, ma nägin praegu nagu seda asja pealt, on ju, et sekkuge. No neid, jah. Aga kas ma ise julgeks minna mingi natist võtma, et kurat, ma ei tea. No ma lootsin, et ta on agressiivne. No sina jah, aga noh, ma ütlen, et naisterahvad võib-olla ei ole päris nagu need, kes lähevad ja võtavad mingi tüübil natist kinni, on ju. Mehed võiks. Jah, kõik mehed, kes meid kuulavad, palun olge nagu lennake laivi. Et ärge laske nagu teistel halba teha. No. Et jah, ma tundsin, et ma seadsin õigluse jalale. Sest et ma ausalt, see, et ta seal leti ees pidi niimoodi vabandama, oli nagu suurem karistus kui see, et politsei oleks tulnud selle veinipudeli eest, ta ei oleks saanud mitte midagi. Mitte midagi, isegi aga mitte see, et väärtegu. veatakse sinna leti ette ja alles siis nagu vabastatakse aardest, kui ta on nagu vabandanud ja nagu, et jah, see siis vargusega, et kaks nii-öelda külmaks tegemist sai siin paari nädala jooksul lahendatud. Jah, ja noh, nagu aru saate, siis tänane episood tuleb meil erinevatel teemadel nagu jäppimine, et me ei võtagi konkreetselt mingit ühte suunda, et räägime lihtsalt kõigest, mis toimub jah elus. Jah, ja big announcement siis. Mõned tunnid tagasi krediitkaart pandi muidugi kinni ka selle peale, et registreerisin siis ennast Ironmanile ära. Makstud. Nii et 18. oktoober. California, Sacramento, täispikka Ironman. See ei jää selle aasta nii-öelda ainukeseks võistluseks, ma teen seda detsembris, seda maratoni ka, sest see oli päris fun. Ja ma arvan, et peale seda Ironmani preppi tuleb see maraton vähe parem. Jah, palju paremini ilmselt välja. Ühesõnaga ja pull on see, et see Ironman on siis üks päev enne minu sünnipäeva. 18. oktoober, minul on 19 sünnipäev, et selle aasta siis sünnipäeva tähistame Ameerikas. Ma arvan, et su sünnipäeva me tähistame juba siis California teises linnas, mille nimi on Fresno. Äkki saame jacuzzi soojaks ajada. Oi, see läks lagi ja mulle väga meeldib seal Fresnos. Et seekord ma isegi mõtlen, et kui me seal oleme, et äkki me saame neid tõukse seal rohkem kasutada ja et chillida seal, et sul elab õde seal. Fresno on nagu Eesti mõistes nagu Paide, Pärnu ja Tallinna vahel. Aga meil oli väga hea jõusaal seal, kuhu me lähme kindlasti veel. Ma ei mäleta, mis see oli, Iron Office oli vist selle nimi või? Väga head masinad, nagu top notch. No Ameerika jõusaalid ongi veits nagu a la Sparta sarnased, kõrge laega, hästi avarad, palju masinaid igatepidi, et ei ole nagu siuksed laburindid või siuksed. Ja mul on paar sõbrakest ka vaata tekkisid seal saalis, et muidugi sinul tekivad igal pool. Minul ikka tekivad igast sõbrakesed igal pool. Igast huvitavad sõbrakesed, kes sind kas siis lasevad üle või jah, no see sõltub, on ju, et kuidas ma olen ikkagi see hea usklik on ju inimene, et ma loodan kõikidest. Kõik on head ja siis mina olen see skeptiline, paranoiline. Sina kannad kõik inimesed maha kohe. Kõik on vargad. Aga see on äge, mulle meeldib see sügise nagu plaan niimoodi ja eks me siis veedame mingi 2 nädalat ilmselt USA-s, et chillime. Chillime, teeme sporti. No lennupiletid praegu ongi, et lennupiletid oleks vaja vaadata. Ja siis nagu vaadata rendiauto. Jah, noh ongi mingi gameplan vaikselt nagu panna paika. Aga me jõuame sellega tegeleda. Prep algab maikuus peale puhkust. Meil on mõlemal puhkused. Jah. Et seoses ka sellega võib-olla meil jääb midagi nagu salvestamata, et ma usun, et me oleme tegelikult nii tublid olnud, et üle aasta ja iga nädal episoodi pand, et ilmselt te nagu halastate meile, kui me ühe nädala jätame
võib-olla vahele või noh, vaatame. Me vaatame. Me juba arutasime, et kui meil tuleb emmal kummal nagu reisil mingid mõtteid või asju, et siis me saame nagu eraldi ka teha võib-olla siukse lühi episoodi. Või siis tulebki puhkusepaus ja pärast seda on puhkuse episood. Sest meil, ma saan aru, et meil sinul tuleb nagu väga põnev puhkus. Minul võib-olla mitte nii. Jah, võib-olla jagangi natuke oma puhkuse mõtteid, et ma tükk aega kaalusin ja mõtlesin, et mida ma nagu tahan teha. Ma olin juba, küsisin reisipakkumised Tuneesiasse. Noh, see oli nagu see, et paketireis on ja kõik hinnas, aga siis kuidagi ei olnud nagu see tunne õige. Vaata, ma olen see sisetunde nagu mingi vend on ja vaibikas. Ja mida rohkem ma mõtlesin, seda rohkem ma sain aru, et ma olen tegelikult aastaid tahtnud minna nagu Eurotripile. Ja ma ei ole kunagi sõitnud ju autoga Poolast kaugemale. Ja võib-olla tõesti. Ei ole, ma ei ole sõitnud. Ja siis vaatasin, võtsin Google Mapsi lahti ja hakkasin nagu vaatama, et kuhu, kui palju kilomeetreid, mis nagu see marsuut umbes oleks on ju. Ja siis ma jõudsingi järeldusele, et ma sõidan autoga siis Horvaatiasse. Et siit tegelikult Tallinnast Horvaatiasse on mingi 2000 kilomeetrit. Kui see ära jupitada on tegelikult ju... Jaa, ära jupitada ja minu see plaan oligi see, et ma esimese päeva siis võtan kohe selle kõige suurema ampsu Tallinn-Varssav. Varssavis magan öö ära, siis vaatan, mis ma seal võib-olla Varssavis natukene chillin on ja siis sõidan Varssav Budapest. Budapestis ma olen ka mitte kunagi käinud ja vaatan võib-olla Budapestis olen 2 ööd, mis mul seal nagu teha on ja siis sõidan Budapestist Horvaatiasse. Horvaatias siis alustan, minu meelest seal üleval oli mingi linn äkki, mingi Sadar. Et Sadarri jõuan ja sealt hakkan siis järge mööda nagu alla poole minema. Kas sa nagu bookid omal mingid ööbimised ära või sa vaatad järjest? Ma mõtlesin niimoodi, et ma liiga palju ette ei booki, et ma ilmselt panen endale ära kohe alguses siis Varssavi majutuse, Budapesti majutuse ja siis ma seal Horvaatiasse jõuan, siis ma hakkan nagu tunde pealt vaatama. Et kus ja kui kaua ma nagu olla tahan täpselt nii, et noh, mul on ChatGPT-ga juba mingi plaan nagu paika pandud on ja et annab mulle sellised kõige ilusamad kohad ja kõige paremad nagu mõtted, et aga noh, eks see reisi suures joones on see ikkagi nagu treeninglaager. Nagu ikka, saalist saali, jalutan palju ringi, olen aktiivne, vaatan kõige põnevamad vaatamisväärsused ära ja noh, ma ei ole Horvaatias ka kunagi käinud, aga ma olen kuulnud ainult väga head Horvaatia kohta, et noh, põhimõtteliselt mööda ranniku äärt kõik on vaated üliilusad, kohad üliilusad, väga chill on seal on et alla siis sõidangi Dubrovnikusse välja ja siis sealt, et ma tagasi teed ma veel isegi ei teagi. Sest tegelikult ma vaatasin, et kui ma tuleks tagasi natukene nagu teist rada pidi, siis ma saaksin, noh, ma sõidan minnes siis lähengi Läti, Leedu, Poola, Slovakkia, Ungari, noh, Ungaris olengi ja siis juba olen Horvaatias, kõrval on kohe Bosnia-Hertsegoviina, pole kunagi käinud. No, jah. Montenegrosse ei lähe, kuna see ei ole Euroopa Liit on et Kasko mind seal kahjuks ei kaitse. Aga tagasi ma mõtlesin, et ma äkki tulen siis noh, jällegi läbi Sloveenia, läbi Austria ja läbi Tšehhi. Ja siis ma olen jälle tagasi Poolas ja siis juba kodupoole. No ma arvan, et seal on ka kõik need riigid on selles suhtes mõistlikud, et sa ei peaks nagu toiduasjadega ette ei jää. Seal on nagu valikud on nagu head. Jah, noh, Euroopas on suht okeid valikud ikkagi, et noh, mis mul see mealplan põhimõtteliselt koosneb praegu mingi riis, kana, kaerahelves, et ma võtan kindlasti kaasa oma riisi, täpselt nii palju, kui mul vaja on, oma kaerahelbed. No autoga lähed, sul saad võtta nagu nii palju asju kaasa. Et põhimõtteliselt jah, lihtsalt, mis mul nagu jooksvalt kogu aeg on vaja võtta, ongi värske kana, ma ei tea, munad on ja juurviljad, marjad, kõik. Et need saab igalt poolt. Kindlasti proovi just mingit kohalikku asja ka.
no ma vaatan, eks kui see dieet siin nagu lubab, on ja. aga üks asi veel, et nagu noh, sa rääkisid, et sa sinna Montenegrosse ei taha minna, on ju, et see pole piisavalt turvaline. Siis tegelikult sa lähed nagu üksinda reisile, aga sa ei ole üksinda. Jah, see on järgmine asi, millest me tahaks. Me räägime sellest pikemalt pärast reisi, sest see on siuke värske asi ja sellest tuleb üks härra veel nagu eraldi rääkima, keda me mõlemad väga hästi tunneme. Et sulle saab nagu, ühesõnaga Ammoniale tuleb kaasa isiklik turvaagent, kes on teil telefonis kogu aeg olemas ja tal on kaasas nii paanikanupp kui ka tracker, et selles suhtes, et natukenegi oleks siukest nagu kindlustunnet nii sul endal kui su vanematel. Mu emal. Võib-olla siis ongi see, et esimese asjana ei saa mina mingit telefonikõne, vaid siis saab keegi teine selle telefonikõne. Et sul hoitakse nagu distantsid silma peal ja sul on nagu olemas see 24/7 keegi kuskil. Kuigi mul on nagu suht südamerahu, et ma olen elus olnud igasugustes situatsioonides. Meenutame siis viimast nagu suvist Prantsusmaal käik, on ja, et ma olen olnud nagu nii kuses, et ma olen täiesti nagu pea on ka vaata all, on ja, aga ma ikka saan sellest jamast ennast välja rabeleda. No lõppude lõpuks ikka rabeled välja. Ikka rabeled nagu välja. Iga probleem, mis ette tuleb, ongi see, et okei, nii, mis ma nüüd teen või kuidas ma nüüd sellest olukorrast, mida ma siit õppida saan, kuidas paremaks saada. Et miks see mõte mulle nagu niimoodi intrigeerima hakkas, et tegelikult see on ka enesearengu mõttes väga, ma arvan, suur verstapost, et ma lähengi sinna üksi. Ma olen kogu aeg iseenda seltskonnas põhimõtteliselt, on ju, ja mis iganes siis probleemid mu teele nagu satuvad, siis ma pean need ise ära lahendama. Mul ei ole see, et ma ei tea, vahur või mingi issi aita, vaata. Ma olen seal, mul ei ole mitte kedagi, ma olen ainult on my own ja kõik ma pean nagu hakkama saama endaga, on ju. No vajadusel sul on olemas nagu tugi ja lihtsalt miks see nagu tuleb, et sest seda on ka hiljem võimalik teistel ka endale nii-öelda soetada sellist teenust. Et Ammonia teeb testi. Ma olen see test-driver, jah. Ja siis pärast me räägime täpsemalt, mis asi see siis nagu oli ja kuidas see nagu välja nägi ja kuidas sa sellega hakkama said, kuidas sul oli seda vaja või ja nii. No, loodetavasti nagu päris nagu hullult vaja pole, aga no kaks asja, jah, mis mind nagu praegu annab mulle seda kindlustunnet nagu väga palju juurde, ongi see, et mul ei ole hetkel küll autol kaskot, aga ma teen selle nüüd uuel nädalal ära endale ruttu ja selle kaskoga on sul autoabi ju üle Euroopa olemas 24/7. Aga noh, ma annan veel auto isale, et isa vaatab kõik pakilised asjad üle, mis mul võib seal olla nagu sellist, mis võib lähiajal nagu häiresse minna ja ongi, et see mul on nagu teiepoolne tugi ka olemas, on ju. Et ma ei tea, ma nagu kohati isegi veits loodan, et mulle satub mingid selliseid viperusi teele, et see teeb selle elu ainult põnevamaks. Küll neid tuleb. Aga samas ma loodan, et need viperused ei ole ükski selline, mida ma ei suudaks lahendada. Et need võivad sellised kerged nagu viperused olla. Ma loodan, et majutustega ei tule mingit jama, sest et ühe korra ma olen ju olnud Barcelonas üksinda niimoodi, et majutus, mille ma olin puukinud ja maksnud, tuli välja, et seda ei ole olemas ja siis hakkas nagu selle lahendamine. Ja kusjuures seda tuleb praegu päris palju. Siis ongi, sa pead olema teadlik, kuidas sa võtad neid majutusi, et kui ma lähen selles ajas tagasi ja mõtlen nagu selle olukorra peale, siis see oli mingi bookingu lehel mingi korter, seal oli võib-olla mingi, ma ei tea, paar reitingut võib-olla ainult, on ju. Ta oli mingi ülihea hinnaga, et nagu kõik need asjad, et täna, kui ma vaatangi bookingus näiteks mingid majutusi, siis ma ei võtaks mitte kunagi mingit kohta, kus on võib-olla mingi 9 mingit reitingut, on ju. Et ma ikkagi vaatan selliseid majutusi, kus on mingi mitusada reitingut. Palju seda nagu bookitada on. Jah, et siis sa saad selles kindel olla, kui legit see koht on ju. Ja kui sa vaatadki need reitingud, et seal oleks nagu erinevate riikide nagu need kasutajad, kes on tagasiside siis sulle pannud sinna. Et jah, et ma kindlasti ööbin korterites,
sest et mul on vaja kööki, mul on vaja süüa teha endale ja kuidagi jah, ma nagu tunnen, et ma ei taha mingis hotellis nagu olla, oled seal oma mingi 4 seina vahel on ju. Ja jah, ühesõnaga ma just loodan, et ei tule midagi sellist, mis et ma mõtlesin ka, et ma jagan kindlasti kõiki oma nagu seiklusi inimestega, võib-olla neid hullemaid seiklusi hakkan jagama close friends'is, kui nagu oma mingeid võib-olla selliseid mõtteid, mis mul seal autoroolis pähe hakkavad turgatama, on ju. Huvitavad mõtted teispoolsusest. Ei no ja kindlasti tuleb reisi kokkuvõttest podcast'e. Minu reis või puhkus tuleb steriilsem. Valik on veel tegemata. Tõenäoliselt vist on nagu see koht on nagu välja valitud ja need pakkumised, mis on saadud, ei ole päris sinna, et seal tuleb veel küsida ja voolida. Tõenäoliselt lähen Türki. Seal on juba päris mõnna. Mina just tahan steriilset hotellipuhkust üle pika ja. Siin vaadata huvita, kui palju seal sooja on juba. Et tahaks jah lihtsalt nagu puhata, veits sporti teha, seigelda steriilselt. Ei no hakkab looma ikkagi mingi 20 ringi kindlasti. Noh, minu jaoks see ei ole nii oluline, 20 on juba ok. 20 on juba väga mõnna. Et Ironman ka oktoobris USA-s on ka 25 võib-olla. Täitsa nagu meeldib. Kas me Vegasesse ka lähme või? Ma arvan küll, me peame shoppama minema. Ja, ma shoppat on vaja. Riideid osta. Mina tulen, ma arvan, seljakotiga ja lahkun kohvriga. Ma pean nagu väga suure kohvriga minema ja siis võib-olla, ma ei tea, 3 tulema. Või kui sa võtad nendel kohvri juurde, äkki ma mahutan sinna. No saame vaadata. Ja võtame siis hästi nagu nirakad riided kaasa, et saame võib-olla seal ka ära visata, et mina mõtlen küll nii, et ma võtan mingid vanad juustud, et seal hakkab kohe. Ja ma juba jätsin eelmises reisis mingid riided sinna. No aga sa oled tagasi. Ma olen tagasi. Ehk siis ma lähen siit vähematega, sest ma tean. Aga sul on seal juba kapp olemas. Riidekapp ootab. Mul on selle püksid peaks olema. Kas mul jäi jopega sinna? Vest jäi sinna. Noh, jumala hea ju. Noh, on olemas küll juba. Ja. Siit lähen trauserite ühele. Rattakohver ja varustuse kott ja truspääri. Ei no sellest tuleb vinge, et viimasest USA's käigust on ikka juba möödas nagu palju, 1,5 aastat. 1,5 aastat. Et olekski, ongi 2-aastaste intervallidega. Paras. Mingi aasta mul läks ikka jube tihedaks. Ma ikka käisin 3 korda vist aasta jooksul, isegi 4 korda. Kurat, seda enam mäletab palju jõudsin. Kuhu sina ka ei jõua, on? Jah, USA on nagu äge, jah. Et jah, minul algab prep peale puhkust siis. Võtan nagu tõsiselt ette, sest praegu on nagu niimoodi, et okei. See nädal kogu see autovirvar. Siis on vaja vana auto remonti viia, aga siis äkki ma ei pea nagu nii palju, ma ise ei tegele sellega nii palju. Ja puhkusel on käidud, siis ongi mõeldud see, et mul ei ole nagu suuremaid plaane peale siis seda mai algusest kuni oktoobrini välja. Et siis ma hakkan korralikult üles ehitama, sest praegu on nagu siuke. No ma üritan mingi 10 tundi nädalas teha, aga niimoodi kuidas kunagi on ju. Aga siis on locked in võib-olla 8 tundi võib-olla puhkusnädal ja siis mingi 14 on nagu töönädal. Et ja siis ma ju pean oma öövahetustega laveerima. Ja, see on päris nagu horror, ma ei tea. Et siin väga nagu suured treenerid on huvitava näoga vaadanud mu poole, kui ma olen rääkinud sellest. Aga on öeldud, et ma ei oska midagi sellest arvata, aga kui sa kuidagi saad nagu hakkama, puhkad välja, siis võib täitsa reaalne olla. Võib täitsa asja saada, on ju. Ma arvan, et saab. Sa pingutad ja ma näen nagu seda taustal ju, kuidas sa ikkagi näed väga vaeva, et sa saaksid ilusti teha kõik ära. Ja seda on märgatud. Ma pean seda nagu ülimalt tsüklitesse ja igast hästi nagu välja ehitama ja ka samas, kuna mul ei ole nagu treenerit, ma ei pea kellelegi nagu aru andma ja kui ma tunnengi, et nagu eile, et mul oli, jõudsin Pärnust tagasi, auto, bla, 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 siis käisime, tegime liigud,
ma oleks pidanud veel tund aega trenni tegema. Aga ma olin nii küpse. Ma läksin koju, ma jäin kohe magama. Ma panin ka 9 tundi, 18 minutit. Väga mõnus. Hommikul 7 pidid saali minema. Ma ärkasin 6:47. Ja läksidki otse autosse ja saali või? Põhimõtteliselt ma jõudsin 7:08 saali. Jah. Väga suht täpselt. No niimoodi jah. Natuke sai soedust koos tehtud ja siis tegime trenni ja vähemalt täna on 1 trenn tehtud, et ja ka täna ma pean jälle minema ööseks tööle, et kas ma jõuan selle teise sessiooniga teha. Kõik oleneb, kui palju mul energiat siit nüüd välja minnes on. Koer on ka vaja jalutada. Et jah, siuke põnev. No ühesõnaga, me kõik elame sulle kaasa, hoiame sulle pöidlaid ja teame, et sa ikkagi näed vaeva, et teha nagu hea tulemus. Ja ikkagi teha nii kaugel mere taga Ironmani on ikkagi väga suur ettevõtmine. No sellel on veits nagu jumet ja elamust tuleb rohkem. Et minul on see full elamus. No ma olen sulle abiks kõigega, millega ma nagu saan olla, on ja kui sa oled närvis, ma ei pumpa sulle peale, ma tõmban nagu sammu tagasi, noh, ma juba tean ju sind, on ja, et kui sa oled, hakkad üle keema, siis mina pean lihtsalt vait olema, sest et iga sõna võib vajutada järgmist punast nuppu. Iga sõna kasutatakse siis minu enda vastu. Jah. Ei no, ma arvan, et see tuleb nagu fine, sest mul tundub, et on enam-vähem kõik asjad nagu paigas. Et kui ettevalmistus saab tehtud, sest kui juba sinna siit Tallinnast lennuk peale lähme, siis ega mu vormi kehvemaks ei tee mitte miski. Kõik töö on tehtud, seal natukene liigutamist, kõik varustus paika. No okei, ainuke asi, mis võib perse minna ongi see, et ma ei tea, ratas ei jõua kohale või ma ei tea, söön päev varem seal mingit sitta. Ei, siis on ikka mild plaan. Ei, no ma pean ikkagi ennast tagasi hoidma ja hoidma ennast nagu normaalse selle foodi peal. Mina võin olla nagu vastutav ka natuke selle eest, et kui ma näen, et mingisugune vale amps hakkab kuskilt tulema, siis ma olen nagu kuule, sa oled kindel, et sa tahad lahtise kõhuga nagu ratta peal olla või? Ma lähen jalutama ja siis käid jalutamas ära, siis tuled tagasi Dunkin Donutsi need saltbrändikud on taskus ja suur ümber glasuuriga vaata. Ei, ma käisin ainult jalutamas. Ei, seda ei juhtu. Ei juhtu. Ma arvan, sa oled seal ka nagu nii fokusseeritud ja selles mõttes see võistlusärevus on juba nii peal, et sa ei tee neid valesid lükkeid. Ja noh, ikkagi jah, et kuna ma olen nagu see assistent, siis minu asi on ikkagi natukene nagu ka vaadata, et sa seal midagi nagu perse ei keeraks. Et võistlusärevuses võid ise teha valesid otsuseid võib-olla. No ja eesmärk on siis teha Tallinnas viimasest läbitust pool tundi parem aeg. Ehk siis alla 10 tunni ikkagist. Selleks on vaja sitaks tööd teha. Jah. Aga jah, me oleme sinna teel, et ujumise saab ka veel paika ja terve suvi. Mul on nagu meeldibki see, et mul on praegu, mitte ma ei pea mingi augustiks pressima selleks Tallinnaks, vaid ma saan veel terve suve suht mega rahulikult nagu tööd teha, laduda, kiirust taga natukene ajada, suruda ennast punasesse korralikult. Uus ratas on ka teel mu poole. Ja. Kui sellega kätte saab, siis on nagu täis süda rahul ja work mode ja meil on siin podcastiga ka uued asjad tulemas, aga praegu rohkem ei räägi. Jah, seda näitame siis, kui see aeg on käes. Aeg on küpse. Et ühesõnaga, meil on ikkagi väga palju ju igasuguseid muutusi siin juhtunud ja asju juhtunud ja elu käib. Kevad tuli. Selles mõttes, et igav ei hakka. Ja kui hakkab, siis kuskilt tuleb siis, nagu... Siis keegi kuskilt jälle keerab mingisuguse asja sulle peale. Et, mul klient kasutab sellist head väljendit, et life fucks us all sideways. Et nagu paremalt vasakult kogu aeg vaata viskab nagu mingit, no see ei pea alati ilmtingimata olema nagu halvad asjad, et tuleb lihtsalt mingisugune asi
ja siis sa pead lahendama seda jälle, kuidas nagu siit edasi paremaks saab minna ja siis ongi, mõtledki, et okei, mis asi see nüüd siis on ju. jah, noh, the fuck was that? kas see on siis nagu mingid suhteprobleemid on ju, mis iganes, autoprobleemid, spordiprobleemid, kõik saab nagu see ongi, istu korraks maha, mõtle, okei, mis pask see nüüd on, kuidas siit edasi saab, äkki ma saan selle hoopis enda kasuks pöörata, mis alguses tundub nagu nii kohutav, et see on nagu sõda minu vastu, kõik on minu vastu, appi, mis toimub, kõik on perses, ma olen nagu räme ohver, siis äkki, mida vittu, ma saan selle täiega enda kasuks ära pöörata praegu. Ja mul on neid situatsioone olnud siin mingitel hetkedel ja kõik on nagu laabunudki põhimõtteliselt minu kasuks nagu. Ja mul nagu tundub, et on nagu chill. Et siin ongi jah, jalgrattas veel tulemas, puhkusele ära käia ja siis on locked in. Jah. Okei, no ühesõnaga siuke tore plaan, aga äkki me räägime siis natukene, meil olid võistlused ja meie viimane episood ju tegelikult oligi enne võistlusi siis tüdrukute emotsioonid. Debutantidega. Ja ütleme, et võistlused, mina teadsin ette, kuidas need võistlused lähevad. Minul oli ikkagi kõrgema jõuga selle jumala poisiga pikad vestlused ja me siis rääkisime, leppisime kokku, et minu tüdrukud on siis overallis koos. Et niimoodi see plaan oli. Jumal on minu poolel ja ta nõustus ja ta tegigi täpselt nii. Aga teil jäi jutt vist poolikuks, et keegi helistas vahepeal, et see connection oli weak, vaata vahepeal korra on ja siis seda võidu asja me nagu ei rääkinudki lõpuni välja on aga ikkagi see, mida ma soovisin näha, see tunne, mida ma soovisin kogeda, oli see, et ma tahan, et 2 minu atleeti oleksid koos overallis. Ja see oli väga võimas tunne. Ma usun. Et siis ma enam ei teadnud, kummale ma pean nagu... Mis seal oli 5 tüdrukut? Overallis oli 4 tüdrukut, sest pikkusi oli 3 ja oligi juuniorite võitja ja mastersite võitja, aga kuna see tüdruk, kes võitis mastersi, võitis ka oma pikkuse, siis muidu oleks olnud 5, aga oli siis 4. Ja 4-st 2 olid sinu õpilased, ehk siis pooled. See on päris hea. See on väga hea. Et niimoodi läks ja ütleme, et kui nad enne võistlusi olid sellised, et ilmselt see jääb nagu teevad ühe hooaja ja that's it ja aga see emotsioon, ma ütlesin ka vaata, et ärge öelge enne midagi, kui te pole seda teinud. See emotsioon, mis nad mõlemad sealt said, siis see andis neile ikka väga palju powerit juurde, et eile ma mõlemaga siis nägin ja ma saan nagu ühest neist aru, et tal on natukene võib-olla muud eesmärgid praegu elus, et ta kindlasti ei teeks seda nagu kohe lähiajal. Et tal on vaja siin mingid checkpointid veel ära nagu checkida, et ta ütles tegelikult väga ilusti, et mulle meeldis tema nagu suhtumine, ma kuulasin teda ja ma nagu mõtlesin, et kui ratsionaalne inimene ja ta räägib nagu nii mõistlikku juttu, et see fitness ei anna talle elus mitte midagi juurde. Et see lavale minek ja kõik see nagu, see ei anna talle tegelikult mitte midagi. Et see annab sulle endale võib-olla täidab mingit seda tunnet, aga otseselt mingit kasumlikku asja benefiti ta sealt ei saa. Et justkui elus nagu kõrgemale pürgida. No, siuke proovile panek ja väljapanek ja see ikkagi kasvatab siin mingil inimesena. Väga palju ja ma ütlesingi talle selle peale, et lihtsalt kui sa nagu teed oma teised asjad nüüd ära ja siis ühel hetkel tunned, et sa ikkagi tahaksid distsiplineerida ennast ja natukene selles mõttes mingid väljutid. Need ei ole ka siuksed tüdrukud, kes ennast nüüd, ma ei võistle, põmm, jämmuks, ma arvan, et nad teevad tööd edasi, see on juba nendele sisse kodeeritud, nad ei nagu ikkagi distsiplineeritud ka niisama. Me oleme sellest rääkinud palju, et dieet ei lõppe viimase võistlusega, vaid dieet lõpeb siis, kui sa oled ilusti tulnud sellest välja. Ja võib-olla mingi aja möödudes, et siis sa saad nagu isegi hakata seda toitumist nagu intuitiivselt tegema, aga
kolistades ise läbi neid samu ämbreid on ju, et kui dieet saab läbi, siis lihtsalt mitte mingit nagu neid piiranguid ei ole, sööd maapähklivõid supilusikaga purgist on ju, et väga mindful tegelikult olema nendel hetkedel, et ma olen seda kõike neile nii palju rääkinud ja me oleme väga selgeks teinud, kuidas me neid asju tahame ajada. Ja ma loodan, et lihtsalt kõik läheb plaanipäraselt. Et see võib tunduda, et ma suudan küll, on ju, tean seda kõike, aga kui sa nagu tuled sealt välja, see on tegelikult emotsionaalselt sitaks raske. Et vaatame, kuidas nagu... No nad on tublid. Väga ja tublid. nagu selles suhtes vaadates seda, et noh, kui kõik siin räägivad, et keegi tuleb, teeb mingi lühikese aega, ega neil ei ole ka olnud see väga pikk periood on ju täiesti värskelt tulnud. Nad ei ole sellega kunagi tegelenud, üks tüdrukutest ka veel väga palju alla võtnud on ju. Võtame siis nagu, ma tahan natukene liiga teha need inimestele. Ma tahan nendele influenceritele veits nagu liiga teha. Et, kas nagu... ma siin sõna tahan võtta, aga kuulame. Noh, ongi seal, et nii lühikese ajaga nii palju asju ja samas on nagu täitsa tavalised inimesed, kes teevad samamoodi neid lühikese ajaga, teevad samamoodi neid, sest seda on, neid inimesi on kogu aeg. See ei ole mitte midagi nagu niivõrd nagu erilist, et see nagu väga tubli, väga hea, teeb nagu promo, aga samas ka võiks promo teha hoopis nagu need, kes nagu on ka nagu võitjatena. Sellel algajate võistlusel minu arust kas ta on perekond Vilbissite kõige noorem. Ma ütlen, et see on nagu see perekond on nagu väga tugev perekond. Nad võiks ka tulla meile külla mingi aeg. Ja see tüdruk, kui enesekindel, ta oli täpselt kõrval, ma ütlesin, vaata nüüd, see on noor tüdruk, ta on ilusti tööd teinud, ta on korralikult tööd teinud ja kõrval on siis, oli 2 seda infokat, kes nagu selgelt, nad ei sobi sinna, nad värisesid nagu mega palju, see närv oli nagu meeletu, selle asemel, et tee nagu korralikult see asi ja võta see närv ära. Mina võin sellest närvist rääkida, mina olen boksimatse kaotanud selle närvi pärast mitu. Et nagu jah, et kui see on nagu nii suure kella alla paned, siis nagu tõmba, ei no, ma ei tea, kas ma tegin nüüd liiga või ei teinud, selles suhtes tubli ikka, aga nagu nende puhul, kes nüüd nagu tegid, võtke natuke pikem aeg nagu ja tehke nagu veits korralikum. No ma arvan, et kõige suurem faktor, mis oli, mängis suurt rolli, oli see poseerimine. Et noh, kuigi kui ma mõtlen ajas tagasi enda esimese võistluse peale, siis minu poseerimine oli ka kohutav, aga mu vorm oli lihtsalt nii fucking killer. Ei, ma räägin, ma olen seda vist mingi no, mitu korda. Ma käisin esimest korda, teist ja iga korraga läks paremaks. Samal õhtul esimest korda mul oli häbi. Mul oli häbi vaadata. Teist korda ma juba võisin niimoodi vaadata ja kolmandat korda ma juba vaatasin nagu niimoodi. Vaatasin, päris hea ja oligi kohe. Ja noh, me ei räägi üldse nagu ju sellest fitmudeli asjast, kus sa ei pea olema kuiv, sa pead olema lihtsalt heas vormis, toonuses, nagu normaalne inimene võiks olla. Bikiinis on hoopis teine asi. Seal on vaja nagu vähe retsimat. Et bikiinis kohe tulla niimoodi, täitsa nagu algusest täitsa väriseva jalaga ja siis juba viimane absoluudi rivi poseerimine oli juba nagu, mida vittu, et siit võibki tulla noh. Kuigi no me teadsime, et ei tule, aga nagu selles suhtes, et sinu enda areng selle 1 päeva jooksul. Ja, iga korraga läks nagu paremaks. Aga mis ma tahtsin, ma tegelikult eile me natuke arutasime, et mis me siis podcasti teeme ja siis kui Vahur pani mingid mõtteid, siis ma olin nagu ei, sellest ma ei taha rääkida. Ei, seda ma ei taha avaldada, et päris nagu mitte sükst asja, aga täna ma juba mõtlesin natuke rohkem ja ma võib-olla tahaksingi seda jagada. No vaata, meid kuulab meie oma nagu ringkond on ju, et ma ei tea, kui palju ma seda nagu tahan avalikult otseselt Instagramis niimoodi kajastada. Veel ilmselt mitte. Võib-olla mingil hetkel, kui nagu
aeg edasi läheb. Keri veel põnevamaks. Ma räägin ära kohe, et noh, olles nagu seal algajate võistlustel oma tüdrukutega, kõik on nagu nii vahva, ilus kana tore, siis ma ikkagi mõtlesin, et I'm not done. I'm not done. Jah, et mul tuli see nagu tuhin tagasi. Kas see tuli kuldade pärast? Tead, see tuli üldse kogu see võistluspäev ja kogu nagu see, et ma vaatan nagu neid ja olen siuke, et ma tahan ka veel. Ma tahan ka seda veel nagu seda tunnet, ma tahan sinna lavale, ma tahan vormi teha, ma tean, et mul ikkagi jäi see hooaeg nagu sellega, et ma teadsin, et mul tuleb elu parim vorm ja ma pull out isin. Sa jäid poole peale, jäid pooleli. Jah. Jah, vaata, see on nagu see, et mul oli see 90% juba laetud ja siis ma panin cancel. Et mul ei olnud, mis mul see, ma arvan, kõige madalam kaal, mis ma siis nägin ära, oli mul siuke 51, midagi, aga ma millegipärast arvan, et minu lavakaal jääbki, võib-olla tuleb 49, aga võib-olla ei tule ka. Et ei ole nii madal jah, see nagu mul mingi ala esimesel võistlusel oli, kus ma kaalusin mingi 46 kilo ja no, kasvu on tehtud, vaata ikkagi. Kasvu on tehtud, et tuhar on aus ja jalg on aus ja kurat, mul ikka nagu tuhar eraldub. Isegi praegu, kui ma olen siin mingi 56 kilo on ja no ütleme, ma olen mingi 5 kilo võtnud nüüd juurde sellest hetkest, kuni ma otsustasin, et ma ikkagi ei võistle, mis tegelikult ei ole palju. Ja, see on normaalne. See on jällegi see, et okei, sa oled võib-olla natuke rohkem söönud, surplussis olnud, aga sa teed trenni ikka jõhkrad ju. Sa teed seda Hyroxi värki ja nagu need ju kõiki arendavad, võib-olla ongi just paremaks teinud. Aga ühesõnaga mina hakkasin kattima. Ma mõtlesingi nii, et ma praegu arvutasin niimoodi välja, et kui regionaalvõistlus, mis ma peaksin tegema, on 20 september, siis mul on praegu üle 5 kuu aega. Ma katin, ma vaatan, kuidas siin see eluke läheb on ja siis ma saan võistelda, aga ma veel ei taha seda jah niimoodi panna, I'm 5 months out on ja. Seda pole vaja. Et ma tahaksin vaikselt niimoodi toimetada, trenni teha, dieeti teha, suvi tuleb, aga minna ma pole kunagi. Siin kõik küsivad nagu ka küsimus, et aga kas nagu sinna IFBB-sse ei taha tagasi tulla? Ei taha. Sa tõid hea näite, ütle meie kuulejatel ka seda. Ma ütlesin Katjale ka eile, ma tegin nalja, et ma tulen IFBB-sse tagasi on ja et see läks nagu vahuriga ära leppimine, et ma lähen eksi juurde tagasi. Ma ei. Tead minu jaoks see, kui ma läheks tagasi, tead mis see tähendab või? Et ma pean oma kuludega tegema neile dopingu testi. Miks oma kuludega? Ei no, kui ma tahan tulla tagasi ja tõestada, et ma olen puhas atleet. Las nemad teevad. Ei, aga nad ei tee. See on reeglites kirjas, et kui sa tuled teisest föderatsioonist, ma arvan, et see nii on. Ma olen nagu kuulnud selle kohta, et ma pean maksma kinni ise oma dopingu testi. Siin läbi. No, aga ma ei soovi. See on täpselt see, et ma olen nagu välja kolinud ja siis ma tulen kraabin seda ust ja vaata, laske mind tuppa tagasi. Ja nagu see kass, lased kassi õue hullult tahab ja siis on see ukse taga on ja. Et ma tunnen, et ma olen nagu astunud nagu edasi ja siis see läks nagu samm tagasi. Et mul nagu see enese uhkus ei lubaks juba minna vaata sinna ust kraapima. Et ei, NPC ja vaatame siis jah, et. Ja nüüd ju täna, kui see episood, täna on ju NPC Eesti võistlus. Võistlustules on ei keegi muu kui Eesti kõige edukam IFBB nii-öelda atleet. Teeb siis NPC debüüt. NPC debüüt. Tõenäoliselt suht suure tõenäoliselt paneb selle kinni, läheb edasi. Ja ta on noor, tal on antud kõik asjad ja tõenäoliselt teeb ka selles föderatsioonis Eestile kõige paremat tulemused. Mina arvan, et ta jah saab siin nende järgnevate võistlustega ikkagi pro-kaardi Eestis ei ole mitte keegi mitte kunagi IFBB's absoluutset maailmameistritiitlit võitnud. Mitte keegi. Mõelge selle peale. Mitte keegi. Ehk siis nagu
Liilia on teinud midagi, mida mitte keegi ei ole teinud. Saavutanud rohkem kui ükski teine. Nii et siit algab üks teine teekond, kus kindlasti jõuab ka väga kaugele. Kahju, et ma ise tõenäoliselt vaatama ei jõua. Noh, küll me jäädvustame, meie lähme ja. Eks ma pärast öösel vaatan, sest mul on 2 öötööd, siis no, mul on vaja magada ka. Ja eile, kui me seal Armuudus istusime, siis minu juurde tuli üks mees ja ma alguses ei saanud nagu arugi, et kes oli praegu. Noh, mingi suur koll oli, on ja. Ja siis sina ütlesid, et see on ju see Leedu korraldaja, aga jah, mul kuidagi jooksis kinni, et ma nagu teadsin, et ma tean teda, aga mul ei ühendanud ära juhtmed, et kus ma teda tean. Ja siis ilusti tuli, surus kätt, on ja, et no. Kindlasti, kui sa homme näed, ütle, et sorry, ma ei tunne. Ja ikka ütlen jah, viin mingi võibolla väikse Kalevi šokolaaditahvi talle paar batooni. Sest et jah, väga nagu mõistlik, et ta tuleb siia ka seda tegema. Ja noh, Leedus ta korraldab ka, siis kui sa lähed Leetu võistlema, siis noh, tasub ikkagi olla. Ja, ma mõtlesin selle peale juba. Tasub ikkagi sempsik olla, on ju. Ta teab sind, see on nagu hea juba. Et ma arvan, et sellised võistluste korraldajad kõiki nagu niimoodi nagu otseselt ei tunne. Kuidas sulle saavadki kõik näod meelde jääda? Aga noh, see minu nägu. Ja ma olin kusjuures eile sama dressikomplektiga, millega ma olin regamise päeval, kui Eesti NPC oli. See pruun naigisett. Kurat, aasta aega pole riidid vahetanud. Ja ma olen vaataski tuttavad riided. See on see tüdruk. See on see. See on see vana hull reis. Ja, sest minuga oli ikkagi natuke probleeme ju eelmine aasta, et mul oli eri kohtlemist vajavad regamisel. Ei jõudnud Tallinnasse õigeks ajaks. Jah, aga mis ma siis veel tahtsin öelda selle kohta, et ühesõnaga homme on hea aeg vaadata, mis on siis kriteeriumid, kuidas tüdrukud positsioone võtavad ja selle pealt pannagi see visuaal, mis ma pean siis nagu sügiseks tegema, mis see kuivusaste on ja kõik nagu siia-sinna, ma teen kindlasti palju pilte, videosi, et endale lihtsalt vaadata, et okei, kas ma olen juba nagu seal, on ja, et seekord ma teen siis sellise huvitava lükke, et ma self-coachin, aga mul on siin nagu kõiksugu need konsultandid, et ma juba Katjaga rääkisin sellest, et ma ütlesin, et ma proovin ennast ise coach ida, aga poseerimist ma teen Katjaga. No loomulikult. Ja kui ma tõesti nagu jooksen kokku, siis ma saan talt nõu küsida. Et kui on nagu see koht, kus ma ei ole enam objektiivne nagu mõistus ja olen täiesti delulus omadega, siis ma saan nagu... No ta on kogu aeg olemas. Muidugi, ta on nagu, tead, ta on nagu oma ema. Ja, et ma usun, et oma enda slaavi ema. Mul see jook otsa. No see tundubki, et me peame hakkama otsi kokku tõmbama. No võib-olla tänaseks tõmbame loba. Ma ei teagi, mis me pealkirjaks paneme. Ongi jäpp. Panedki autoreis. Ei, ma mõtlen. Elu jäpp. Mõtle. Nii, üks asi veel. Järgmine nädalavahetus on Eesti karikavõistlused Salme kultuurikeskuses. Tulge vaatama, meie tüdrukud on tules, võistlus tules. Paljud teised Eesti fitness staarid on platsis. Salme on sold out. Influkad on platsis. Tulge vaadake ka seda show'd, mida nad pakuvad. Võib-olla on paremaks saanud selle 2 nädalaga. Ja sinu tüdrukud on kindlasti paremaks saanud. Aga noh, algajate võistlus ei ole karikavõistlus. Seal on ikka, seal vanad asjad kohal, no. Et siin on neid asjasid küll, okei. Noh, viimane võistlus oli siis sügisel, kus siis noh, koore riisus Susanna või Susanna Viigli, jah. Katja Plika koos teise Plikaga, on ju. Et neid ei ole. Teistel on natuke rohkem võimalust. Ja, Lisel ei ole. Jah, Lisel on ka ju ikkagi alati see noppija. Et ongi nagu teistel ka natuke võimalust. Võidab keegi, kes võib-olla pole kunagi võitnud. No, meil on jutud räägitud.
räägi siis seekord nagu lõpuni. Kuigi ma ei olnud üldse kahju, see tüdruk, kes võitis, ma näitasin sulle enne võistlust teda, et ma tean, ta on Jimmy treener, mingi tere tuttavad. Ta on tore, ta on väga hea vorm tegelikult. Ta on palju vaeva näinud, ma olen vaadanud. Tal on korralik tuhar taga. Tal oli nagu ikka nagu mõnus. Slaavikas. Ukrainlane vist on ta. No. Jah, ühesõnaga. Minu jaoks on nad kõik slaavikad. Nagu no Helen on ka slaavikas. Jah, me saime sellest teada. Jah. Et põnev saab olema. Põnev saab olema. Konkurents on tugev. Ja ühesõnaga, kui meil on siin nagu sellised kuulajaid, mis ma tahtsin veel lisada, kes on mõelda, et nad tahaks nagu fitnessi teha, siis ma olen isegi mõelnud, et kui ma mõtlen oma praegust nagu klientuuri, siis ma isegi tahaks võib-olla 1-2 inimest võtta sellist juurde, kellel on ikkagi suur tung sinna lavale minna. Et lihtsalt, kui ma muidu vaata ei võta uusi kliente, siis kes arvab, et tal on olemas töövõime, distsipliin, elus aeg, ruum, raha, mentaalne stabiilsus on ja siis võime nagu läbirääkimisi teha. Kas hetkevorm on ka oluline? Võiks olla all selline põhi, et me ei pea mingi 2 aastat kasvatama. Et kui sa mõtled, et sa oled nagu 0 fitness leveli pealt ja sa tahad lavale minna, siis üldiselt, kui sa oled nagu teinud mingit trenni, sul on siuke decent vorm, siis mina näen ikkagi seda kohta, et me peaks mingi pool aasta veel kasvatama ja siis nagu alles lavale. Sest jah, nagu ma ütlen siia vahele, et lihtsalt kõhnaks näljutatud rääbisega sa laval palju ei näe. Nagu mina alguses olin Katja jutule läksin, et... Ja siis sa olidki ju niimoodi, et kui me tuttavaks saime, siis ma ütlesin sulle ka, et nagu veits rääbis sa pead hakkama sööma normaalset toitu. Rasv ei ole paha. Et jah, et sel fitnessil jumal tänatud, et see ikkagi hinnatakse maha. Et olekski siuke nagu mitte siuke anoreksia teema, vaid siuke ikkagi tugevust on vaja. Et jah, see on hea. Ja see on tegelikult ka pommuudis. Meil on siin võib-olla meil tulebki siin nagu pommuudiseid täis episood, ma panengi pealkirjaks. Pommuudised. Et see on tegelikult pommuudised sa võtad. Ma arvan, et see on päris palju tüdrukuid, kes on võib-olla 2 vahel, kes tahaks nagu võistelda. Noh, sa oled ju ikkagi poodiumi tüdrukuid produtseerinud siin, kuldseid, teisi kolmandaid, nii ühelt võistluselt, teiselt võistluselt. Sügishooaeg oli ka ju väga edukas. Nüüd on ka juba poolenisti edukas. Karikatel tuleb ka midagi kindlasti. Ja nice. Et ma tunnen, et tahaks mingid hulle saada, kes nagu tuleks ja teeks nagu sul on ju täiega. Sul on Elina ka veel küpseb. No vaata, ta ei tea, kas ta tahab. Okay. Ta ei tea, ta ei ole veel kindel endas. Noh, ta on öelda, et ta ei taha ja siis jälle mingi aeg nagu kipitab ja siis jälle ei taha ja et noh, see on see. See ongi see, aga siis ongi see koht, et ole niisama. Ära. Et aga kes ikkagi tunneb, et on endas väga kindel, et tahab selle asja ära teha, et siis sellistega me võime nagu natukene arutleda. Mind sügiseks sinna rannafitnessi saab. Sa teed Ironmani ära hakka isegi kuradi ajama midagi. Aga ma mõtlesin küll, et ma vaatan seda võistluskalendrit, et kui Californias on sama aeg mingi fitness-võistlus, äkki teeme kuradi 2 võistlust. Ja see olümpia vist on septembris. Jah. Ei, tegelikult on oktoobris, aga ma ei läheks olümpiale. Ei, see amatööri olümpia. No seda jah, kurat, see oleks päris pull. Aga minu arust need ei klappinud. Minu arust ma vaatasin, kas oli täpselt samal ajal või mingi varem. Vaatame seda asja, aga jah, et see USA reis ilmselt tuleb see, et ma olen full on prepil ja sul on ka lihtsam siis oma toiduasju seal decentina nagu hoida. Ja, aga kui mul saab võistlus läbi, siis ja sina feastit, ma tean. Siis ma lähen lolliks. Ja. Siis ma lähen kohe sinna Costcosse, võtan seda saia sealt, jõhvikad ja mis asjad seal kõik sees olid. Neid beef jerky'si. Beef jerky'si, noh neid ma saan ennem ka süüa, need ei teinud mul midagi. Ma ei tea, kana ja seal oli veel neid igasugused.
grillkana, terve kana. Oi, seal oli väga palju asju. Jaa. Seal on väga palju asju, mida on tahaks süüa. Kunaga Okei, tõmbame otsad kokku. tõmbame kokku. Aitäh, et kuulasite ja olge siis meie seiklustega kursis. Ja kindlasti jagage meid, sest et jah, vahepeal oli hästi palju. Praegu nagu vaikseks jäänud. Kuulajaid meil kogu aeg tiksub nagu vaikselt juurde. Mina tahaks, et meil oleks mingi teatud kogus, ma ei hakka numbreid ütlema. Aga rohkem. Me oleme poolel teel sinna. Jah. Et jah. Kuulake, saatke sõbrale, pange story'sse, me jagame ja näeme siis juba järgmises episoodis. Jah. On ju? Tšau. Davai. Поехали.